kui me räägime väga suurest pildist, siis me oleme tagasi 1944. aasta dilemma puhul, et kui kõik ära lähevad, kes siis Eestisse jääb? See, mida igaüks peaks läbi mõtlema, tähendab näiteks meie Kaitseliidu vaates seda, et kui tekib selline sõjaline oht, mis võib olla ka hübriidsõjaline oht, umbes nagu oli Donbassis 2014 või Krimmis 2014, kus nagu väga suuri lahinguid veel ei ole, aga ometi oht on olemas. Siis üks suuremaid küsimusi, mis meil Eestis on see, et aga mida me teeme oma peredega? Ehk et me ju keegi ei soovi, et nad jäävad lahingutele jalgu. Ja see on igatpidi väga halb, et on kaitseväel halb seal sõdida, sest lähedased võivad pihta saada ja teistpidi parem ongi, kui sa ei pea nende pärast muretsema ja nad on kusagilt natuke eemale jäänud. Aga kui me räägime väga suurest pildist, siis me oleme tagasi 1944. aasta dilemma puhul, et kui kõik ära lähevad, kes siis Eestisse jääb? Sellepärast, et me oleme näinud nüüd Ukrainas okupeeritud alade peamist probleemi ja see on see, et venelaste nägemus okupatsioonist ütleb järgnevalt, et täiskasvanud tuleb kas ära tappa või ära ajada ja lapsed tuleb siis aju pesta. Ehk et tuleb teha täiuslik elanikkonna vahetus, etniline puhastus. Ja kui me küsime, kuidas see välja näeb, siis ütleme, et läheme Kaliningradi oblastisse ja meenutame, et veel 100 aastat tagasi oli tegemist Saksa provintsiga. Ja aga täna ei ole seal nagu saksapärasusest, ei ole peaaegu ikka mitte midagi järgi. Ja siis läheme siis Ida-Ukrainasse ja me näeme, et hoolimata sellest, mida Putin ütleb, et see on Novorossija ja ajalooliselt Vene ala, tegelikult nii valimiste kui rahvastikuloenduse tulemusena oli seal kogu sellel alal kas 50 või rohkem protsenti inimesi, kes identifitseerisid ennast ukrainlastena. Ja nendest tahetakse seda maad praegu vabastada. Ja nüüd see vabastamine tähendabki seda, et väga paljudel lubatakse ära põgeneda. Aga kui nad ära põgenevad, see maa jääb kellele. Ja see on see suur väljakutse. Ja toome selle nüüd Eesti konteksti tagasi. Et ühesõnaga, mida teha peredega? Just, mida teha peredega. Ja praegusena üldine hoiak on meil see, et ei ole üldist suunist, et nii, kõik pered Rootsi, vaid et igaüks otsustab ise, kas saadab maale vanaema juurde, mõned saadavad ka välismaale, aga tähtis on see, et see asi tuleb korraks läbi mõtelda. Sellepärast, et kui näiteks pere otsustab, et me igal juhul jääme Tallinna, siis tuleb siis mõtelda, kuidas näiteks selle Kiievis nähtava kütte ja elektripuudusega siis hakkama saada. Aga see algab sellest, et sa mõtled korra läbi, et mida sa siis teed. No nii mõtlen läbi ja mis ma sedasi teen sellega, mis ma näen. Aga väga, väga hea, sellepärast, et tegelikult, kui sa oled korra läbi mõelnud, siis see esialgne šokk oluliselt väheneb. Kui sa juba tead, mida sa teed, siis tuleb teatud enesekindlus, et ma saan hakkama. Ja nüüd on kõige olulisem nende kriiside puhul, mis meist saab, on see, et läbi ajaloo me oleme näinud, et alati saab hakkama. Isegi kui asi on väga halb, alati saab hakkama. Ja minu lemmiknäide on võib-olla siis see, et kui me ütleksime täna, et homme saabub Tallinnasse samasugune pommituslaine, nagu oli märtsis 44, kus terve kvartalid põlesid maha, aga ometi Tallinn jäi alles. Ja inimesed olid sel ajal seal ja tulid ka tagasi Tallinnasse, nii et kõik olukorrad on tegelikult üle elatavad. Ma toon nagu ka veel sellise näite, et minu kogemus erinevatel kriisiõppustel ja ma arvan, et ma olen nüüd 15 aastat osalenud nii kohalikul kui ka riigi tasandil kriisiõppustel, ütleb seda,
varem või hiljem umbes 2. või 3. päeval kriisistaapides öeldakse, et meil on ressurss otsas. Et seda või teist asja 2. või 3. päev tähendab siis seda, et nagu reaalne simulatsioon ja oleme jõudnud 2. või 3. päeva. Jah. Okei. 2. või 3. päeval on ressurss otsas Eestis? Ei, sa võtad nagu väga hooga, ma pean siis ennast täpsustama. Et see ressurss on alati, liigub kuidagi tükati. Aga see võib näiteks tähendada seda, et näiteks seda, et esimesel 2 päeval on haavatuid nii palju, et kõik haiglakohad on täis. Ja tegelikult EMO-s ei ole rohkem enam võimalik kedagi vastu võtta. Ja siis hakatakse mõtlema, et mida tehakse. Mida teha. Loomulik on see, et üritatakse siis kõik Eesti haiglad mängu uuesti võtta. Kõik need voodikohad, mis täna seisavad tühjana, siis siiski tuua mängu või hakata neid haavatuid edasi saatma välismaale, et teha siin elupäästev operatsioon ära, aga ravi toimuks juba kusagil mujal. Aga nagu fakt on see, et öeldakse, et me peame selle EMO-ga midagi tegema, sest EMO ressurssi rohkem ei ole nagu juurde võtta midagi. Nii. Ja nüüd ja siis nagu näide sellest viime selle nüüd viimase Hamasi ja Iisraeli sõja alguseni, kus Hamasi võitlejad tungisid Iisraeli, tekitasid seal kaose, aga selle kaose üheks tulemuseks oli see, et inimesed said aru, et kiirabiautod ei tule ohutsooni ja see tähendas seda, et ikkagi haavatud pandi oma autodele ja toimetati nad ise kuhugi haiglasse ära. Ja see nüüd näitab seda, kuidas süsteem, ühiskond hakkab ise organiseeruma ja käepäraste vahenditega leitakse lahendused. Et see ei pruugi olla kindlasti see, mis inimesed rõõmsaks teevad ja kõik nad pärast küsivad, et aga kus kiirabid olid ja kõik muu taoline. Aga kui olukord on käes, siis lahendatakse see sellega, mis tol hetkel on käepärast. Ja mida enam ollakse mõeldud sellele, et milline on plaan B, kuidas me seda teistpidi nagu oma jõududega lahendame, seda vastupidavam on ühiskond. Ja minu selline peamine tarkus, mida ma saan aru, jagame ka paljude teiste nende kriisiõppustel osalejatega, on see, et Eesti kriisid lahendatakse läbi selle, et me oleme nii väike maa ja inimesed tunnevad üksteist, meil on üksteise telefoninumbrid ja varem või hiljem me hakkame nagu horisontaalselt asju ajama. Kõige esimest korda räägite seda 2007 küberrünnakute aegu, kus seda küberrünnakut pandi seisma ikkagi läbi selle, et erinevate asutuste turvajuhid või küberturvajuhid tegelikult ju tundsid üksteist. Ja eks nad siis nagu otse kiiresti suhtlesid, ilma et ülevalt oleks antud tsentraliseeritud korraldust, et nüüd reageerime niimoodi. Toomas ja Rein ajast asja korda. Täpselt. Ja see, mida ma tahan ütelda, on see, et kõige halvem, mida me kriiside puhul saame oodata, on see, et riik lahendab kõik suured kriisid. Ja suure kriisi tunnuseks ongi see, et riigi ressurssidest ei piisa. Seni, kuni riik suudab seda lahendada, tegelikult kriisi ei ole. Aga nüüd, kui me vaatame seda riigi võimalusi, siis riik on ju meil aina õhemaks läinud, kindlasti on see hea ja see on pea kõigis lääneriikides samamoodi, et laovarusid ei taheta ju väga suuri hoida ja läbi kogu rahuaja ei taheta mingisugust ressurssi hoida kinni. Niimoodi oleme vähendanud politseinike hulka, päästjate hulka ja nii edasi ja me saame aru, et koos abipolitseinike ja vabatahtlike päästjatega tegelikult ju olukord on praegu kontrolli all. Aga ta on nii täpseks timmitud, see ressurss, mis meil praegu on. Et iga kriis tegelikult lööb selle ju sassi. Absoluutselt. Ja see on ju seda hullem, et me teame, et kõik need paremad
naised ja mehed, kes on abipolitseinikud, väga tihti on ka päästjad ja väga tihti on ka kaitseliitlased. Et see endiselt on sellisel viisil see see suur inimressursi defitsiit on meil praegu süsteemi sisse kirjutatud.